Unustage päris hobused ja miljonilised ülalpidamiskulud. Täna vallutavad ekraani sportlased, kelle ratsu ei vaja heina, vaid mahub otse kappi. Galopp, jah? Vaat nõnda, jah. Ta natuke perutab ka natuke, vaata. Ilm on ka natuke imelik, vaata siis nagu... Niimoodi. Aga kui sa perutada ei oska, mis siis on miinuspunktid või? Ei. Peab oskama perutada või? Mitte midagi ei juhtu. Tegelikult peab üle takistuste saama ja ilusti seda galoppi tegema. Aga see on see vaese mehe tütre harrastus, hobust ei jaksa osta. Ma ütlen ausalt, ega see odav lõbu pole. Ei ole või? Ei ole, see hobune maksab ise juba päris oma varanduse. Mis ta maksab? Ma ei saa sulle öelda seda. Sa pead seda uurima minema, sest et... Ütle umbes? No paar sotti. Paar sotti. Kuule, päris hobune maksab ikka 10 000. Vähemalt. Ja aga sinna pole veel raha sisse ju. Söödad, värgid. Ja ei kurda, hobune ei kurda kunagi. Ei. Jalad on küll praegu haiged, aga pole hullu. Paar purksi sisse läheb jälle käima. Kepphobuste võistlused said alguse Soomest, kõige süütumast teismeliste hobist. Tänaseks on aga see kasvanud pööraseks globaalseks sporditrendiks ja kogunud tuliseid fänne ka Eestis. Aga isa, kuule, näite ka stiili näite, et kas tütar oskab, kas isa oskab? Ma ei tea, kas ta muu peal töötab, aga peaks töötama. Aga sa rebi teda nii? Jah, kepp peab ikka argi vahel olema enne. Aga kinni ka veel, jah? Peruta! Aga päris rajal pole mingit naeru. Takistused on kõrged, kirg on tõeline ja pinge. Ja see pinge võib alt vedada ka kõige tugevamat sportlast, kes lööb kõrgustest põnnama ja läheb takistuse alt, kellel aga seekord üldse ei vea ja enne finišijoont kukub. On sul kõik korras? On kõik korras? Ja vaprad ja noonad! Mis juhtus? Libelilist. Kabi vedas alt. Kabi läks keereks. Jalad on nii läbi juba 3. võistlus ja... Nii, aga järgi ma vaatan, kuidas praegu konkurents tundub. Normaalne. Hingetuks võtab, jah? Jah. Aga närv on ikkagi kuidagi sees, jah? Kumb siis vedas kabi või närv alt? Ma ei tea mõlemad. Nii ja järgmine läks, urraa! Sa vaata, kuidas tolmab tee, kui kappab minu hobune. Ta kasvult päris tilluke, kuid kappab nagu segane. Aga kui hobustega seekord ei vedanud, latt kukkus või pinge viis viimase võhmale, ei tasu meelt heita. Eesti suvefestivalid ja laadad on täis igat sorti veidraid mänge. Olgu selleks siis traditsiooniline kotijooks, saapa viskamine või miks mitte juustukera tõstmine. Eestlane on suvel leidlik ja nalja saab. Ennem kui sööma hakata, siis tehke üks mäng. Nii, käed ette, juustukera kätte. 4,5 kilo kaalub. Kuidas meil läheb? Superstaarid on rivis. Tänan küsimast väga hästi. Eelmise aasta teine koht, kuidas praegu plaanite? No kuule, ma olen eluaeg rallis tahtnud võita. Tulid võitma, on ju, jah? No absoluutselt. Nii, vaatame siit edasi. Tüdruk Tallinnas, kuidas läheb? Hästi. Olete spordi peale väljas, jah? Ikka. Väriseb juba käsi. Veidikene ikka. Aga mängida meeldib? Ikka meeldib. Mis võiduga teed? Söön. Väga hea. Mis hommikuks sõid? Ma ei mäleta. Ja käsi väriseb. Nii ja ma lähen nagu siia, nii ja pärnakad on ka kohal. No, kuidas sul muidu juust meeldib? Lemmik. Minut on täis. Ei tudise, sa oled nii kõhna. Palju juustu söönud? Jõusaalis käid? Teeb tai-boksiga tegelen. Tai-boksiga või? Selge, aga kui oled võidu peale väljas ikka, jah? Loomulikult. Miks peab mängima? Sest mängu ilu on ka oluline. Võit pole oluline. On nii mõnus, vaata, aeg läheb, me pane tähelegi. Hoiad seda, joo kerge on ju. Üks on väljas, nii, kuidas sinul on käed üles ja kuidas läheb? Päris hästi, ma ütleks. Et see laktoosivaba juust mulle meeldib. Ja noh, jõusaalis ma käin, aga ma ei oleks arvanud, et see nii raske on. Aga ma ei näita väsimuse ilminguid välja, ma ikkagi üritan lõpuni võidukalt, ma tahan seda juustu võita väga. Ei, väga tublid, issand, kui tublid. No, no, proovi. Appi.
las sul on? 0! Mis on lemmiktoit? Mitte kindlasti juust. Ma ütlesin! Kuidas see nüüd tuli? Ütleme niimoodi, et ma oleks võinud veel poole kauem hoida. Ma olen ikka hull kuusalu mutt. Proovige kodus järgi. Tõstke 4,5 kilo sirgete käte peale. Kas jaksate üle 2 minuti hoida? Miks peab mängima? Tegelikult väga äge kogemus, ma pole mitte kunagi mänginud kuskil kaasa ja täna mind lihtsalt sunniti põhimõtteliselt selleks ja tegelikult väga äge kogemus. Mis on lemmikud mängid, kas alati mängite? Köievedu või selle pulga tõmbamist ikka. On võitu ka tulnud ikka. Tähtis on alati osavõtt, mitte võit tegelikult ju. Elu peab lõbus olema.